mõnigi ladaentusiast oleks valmis meid kõiki kolme ära kägistama. Jah, ja põhiküsimus on läbi aastat ikka, no palju sa autot lähemaks lõikasid siis? Ma vist puust sain mööda. Puust said mööda. Aga ühesõnaga jah, siis näidati sinna poole ja siis ainult saapad paistsid. Sain passet meie kimbutatud jälle, võtsin esikoha ära nende käest. Ja selle autoga siis on mis plaan? Lähegi sõita. Veel kiiremini. Tere jälle, Indrek, Tarvo. Tere. Lähme edasi sealt, kus eelmine nädal pooleli jäi. Ehk siis see originaal oranž kopikas oli valmis saanud, esimesed tõmbelaadsed asjad teinud. Ja mis sealt edasi sai? Kes mäletab? Esimene aasta jah, ma peategi sai ka sõidetud, aga. Sest jah, see oli ju vist umbes maikuu, kui oli see Speedest Kiltsil, kus te ju peale saite. Kas see Baltic Cup oli siis esimene aasta või? Ma vist tegelikult sõitsin ainult 2 hooaega. Et seda ma ei mäletagi enam. Aga tollel ajal oli Põhra oli siis see peakorraldaja. Ja see oli mingi Baltic Cup, aga ma ei mäleta, kas ma sõitsin seda esimene aasta või teine aasta. Et sai ikka mööda võistlusi käidud. Me rändasime igal pool, Leedus ja. Ja. Jah, sealt me nägime see Leedu Andrussi oli, aga esimene kohtumine Leedu Andrussiga. Et jõudsime mingi täitsa kott pimedas. See oli äkki see augustikuu, seal läheb niimoodi august, läheb niimoodi pimedas öösel, et ongi nii pimed, sa ei näe mu näppu ka. Siis jõudsime sinna kohale, küsime, kuidas sealt asju panna, et küsime, et kuule, et kus see peakorraldaja on. Siis üks tüüp näitab, et näed seal. Ja siis oli see Rocket Car või? See Leedus oli rakett, turboreaktiivmootoriga auto või redeleni. See oli see, kellega rääkisime ka sellest, see oli ju see Aivaras Stikelis sõitis sellega, ma tean. Jah. Ühesõnaga jah, siis näidati sinna poole ja siis ainult saapad paistsid. Andrus oli nagu seal üleni mootoris sees ja midagi seal parandas. Et see oli jah, niisugune huvitav võistlus, kus boksiala oli täpselt raja kõrval, et autod sõitsid mööda. Ja siis seal tuldi tiirult, pargiti sinna meie auto kõrvale, siis seadistamine käis siis niimoodi, et tehti nagu õnn. Sierra Cosworthiga tuli jah, sõits kõrvale, kapoti lahti vaatab, kapoti kinni, aha, väga hea. Uus tiir. Seal me sõitsime jah. Seal oli Viljars, et mäletan, et sõitis ka seda võistlust. Et me jah, rändasime ikka igal pool ja proovisime sõita, aga eks meil neid, kuidas öelda, probleeme oli ikka omajagu, et mis kõik mootor ei läinud kunagi puruks, aga jah. Kõik, mis sealt tahapoole jäi. Jah, need asjad seal jah, igaldusid küljes ära. Jah, sest seda sa mainisid ja isegi Ladaklubis ju kuskil postitus oli ka see, et käigukastid läksid katki ja lõpuks polnud enam Eestimaa peal vist kastigi leida sellele ju. Jah, sest Lada 5 kast oli nagu veel hullem kui see Feti oma, et see sinna otsa ei sobinud ja siis hooaegade vahel saigi siis mõeldud, et paneme sinna siis TH350, mis keegi muidugi polnud kunagi Feti otsa panna niisugust asja, aga mõtlesin, et kui raske see ikka olla saab, aga ikkagi nagu oli. Et saime ta sinna külge ja saime ta sõitma ka, aga jah, seal oli meil omakorda mingid probleeme asju, et... Mul endal on mingi mälestus, et mingid turbiinipollid tulid kogu aeg lahti seal. Seal oli see plaadi täpsus ei olnud päris paigas. Seal tegelikult oli niisugune huvitav asi, et tänu sellele, et vaheplaadi täpsus ei olnud paigas, siis meil kõigepealt hakkasid esitämperid pooleks minema.
et seal oli siis noh, kuidas öelda, pöörete lugemine, noh, Megaskorti anduni ja siis noh, rihmarattad ja asjad ja noh, me alguses ei saanud aru, et kuidas see nagu omavahel nagu seotud on. Aga jah, sellega me maadlesime. Ja kuidas te üldse leidsite selle või avastasite selle, et see vaheadapter ei ole nii täpne? Ükskord panin tähele, et siis kui väga palju pöörata on, siis tuli sädemeid sealt kuskilt. No. Tõstuke peale, juures seal. Et noh, tollel ajal jälle mingi 3D skännimist asja ei olnud, see vaheplaat tehti noh, mõõtmiste pealt, et oli üks firma, kes nagu ette võttis, noh, suurest alumiiniumplaadis freesiti välja. Aga jah, seal oli väike, kuidas öelda, probleem, see võib-olla oli tegelikult ainult mingi 0,5 millimeetrit vist oli see vist äkki vahe. Aga see noh, tekitas omakorda nagu päris palju probleeme. Aga kui otsatämprid ja asjad läksid ära, siis mis ta siis raamsaltega tegi? Kusjuures midagi. Et saalesin me korra küll vahetasime noh, selle aja jooksul, aga pigem oli ka see nagu niisugune... Kui juba lahti on, et siis uued sisse. Jah, et see oligi huvitav, et kuidas öelda see, ütleme, probleem, noh, kuidas öelda, kandus nagu mööda ventpõlli lihtsalt edasi. No kuidas siis korda sai tehtud? Jah, siis kuidas öelda, oligi see TH350 sai nagu tugevaks ehitatud, on tugevamaks, et sai korda tehtud, aga siis lõpp saigi niimoodi, et see kõige kangem jupp, mis seal käiuvasti sees oli, see läks katki. Ta nii palju ära vibrand juba selle. Arvatavasti see oli jah, nagu tegelikult hoopis tagajärg. Aga siis, kuidas öelda, siis sai nagu jaks otsa. Kõht täiset. Jah, ja siis, kuidas öelda, kuna ta oli nagu, noh, ütleme, valel ajal, vales klassis, et siis tal mingit suuri võidulootusi niikuinii ei olnud. Ja siis saigi nagu ta seisma jätud ja mõeldud, et noh, et kuna Ameerika kast nagu seal Oota, enne kui sa sinna jõuad, siis ma mäletan ka ühte siukest postitust, kus oli nitrokomplekt. Ja see ju läks ju sellele Žigulile peale. Jaa, see oli ka, jah. Teisel aastal siis juba, jah. See oli jah, siis kui see saigi see TH350 otsa pandud, siis jälle oli probleem, et jaks on nagu normaalselt turbiini osta, et siis ta alguses sõitis nagu trollibuss. No selles mõttes täitsa otses mõttes nagu, et stardis vajutasid gaasi põhja ja siis ootasid ja siis kui lõpuks see rõhk üles tuli, siis ta liikus küll, aga jälle tollel hetkel, kelle mingite kokkusattumiste jadana sain direktport nitrokiti väga odavalt, et siis see oli odavam kui turbiin. et see peale pandud ja seal oli veel, kuidas öelda, kontroller oli niisugune spetsiaalselt PWM-iga, tollel ajal oli niisugune nuppudega kontroller, see ei olnud mingi ajust värk. Et seal oli ka mingi omad nüansid, et see oli täiesti nagu iga start oli nagu loterii, kuidas öelda, kas on nitrat, on teda nagu see 20% nagu seadistatud oli või oli 100%. Et 100% oli kuskil 200 jõudu šott oli seal 50-sed, need direkt tüüsid olid seal vahel ja siis, see on nüüd see üks võistlus, kus kuidas öelda, oli start ja siis noh, see tuli siis loteriiga tuli see 100% variant ja siis kuna ladavedrustus on siis, see on siis Banhart Road või ma ei tea, kuidas tagasillas on lihtsalt üks diagonaalvarras, mis hoiab siis silla risti liikumist. Aga kuna ta on kere suhtes risti, siis tal tekib see raadiuses liikumine ehk tegelikult silt teeb kere all sellist asja. Jah, täpselt. Ja siis teine asi on veel see, et noh, ladal on esisild on ka nüüd niimoodi, et siis kui nina tõuseb üles, siis jookseb nagu, noh, rattad jookseb lahku. Väike pumpsteering. Väike. Et ja siis oligi nagu, noh, kõik need asjad kokku panna, siis oli üks start niimoodi, et
vist puust sõin mööda. Puused mööda. aga ühesõnaga ma startisin vasakul rajal ja siis järsku, kuidas öelda, olin täitsa nagu paremal rajal, et seal kõik need asjad said kokku, ehk siis pumpsteerid ja see Panhard-rood ja siis 100 jõudu nagu nitro seal otsas. Et sai nagu täiesti jah, ka cleanly üle rist üle selle raja sõidetud, et siis me tegime modifikatsioone, siis me lihtsalt sidusime nagu, et esirattad ei saaks väga alla kukkuda, et siis tõmbasime nagu trossidega kinni. Et siis ei saanud nii palju nagu lopendada seal. Ja lõpuks läks taha ju Watchlink ka ju. Ei läinud, sellele ei läinud. See on hiljem. See on hiljem, okei. Selle peal poisile, kui ta omoodi hakkas paremale sõitma. Okei, aga siis oligi see, et kõht sai täis või kuidas? Istud täis. Ei noh, selles mõttes, et see plaan 2 või? Jah. Et siis, kuidas öelda, lihtsalt vaatasime, et nagu pole pointi, et ja tollel hetkel siis hakkasime sinna LS-i vahele ehitama 2010. Huvi pärast, mis sellest Fiati mootorist sai? Fiati mootor läks nendeks pulkadeks müüki ja see tegelikult osteti ära, et see, noh, kuidas öelda, tollel hetkel oli väga vinge asi ja noh, Tiidu tehtud kaan ja kuidas öelda, tegelikult Soomes. Tiit ehk siis Windorf. Jah, Grossman jah, et kuidas öelda, tema aitas nagu seal väga palju, selle, kuidas öelda, igasuguste tehniliste asjadega ja kuidas öelda, Soome tutvustega ja et see jah, läks müüki. Minu meelest seda nagu ei ole tööle pandud, et. Pärast ka ladaklubi liikmele kellegi läks mõnest. Jah, minul oli tollel hetkel nagu tal oli vist ladamootori turboks endal ennem tehtud. Et ma seda jah, kuidas öelda, müüsingi juppidena, et siin on kastides jupp, et ma ei tahtnud seda ise enam kokku panna, et ütleme, et piir oli ees. Aga selle LS-iga, mis siis sellega sai? Mõte tuli, on ju? Mõte tuli, tegelikult oli mul siis LM7, noh, tollel hetkel nagu oligi see nagu ainuke, mis oli jälle mõistliku raha nagu hinnasuhtega nagu saada. Et see sai kuskilt Viljandist ära toodud ja seda hakkasin sinna vahele aretama, et biturbo variant ja automaatkastiga oli see plaan. No seda kast oli juba olemas ja ju kere küljes iseenesest ju. Kastiga tegelikult mul jälle 350-st nagu ei olnud enam usku. See nagu läks, tegelikult ma andsin selle Georg Noorele, et kes sõitis sellega ka kahjuks ainult ühe võistluse, et oma selle hõbedasega. Jah, okay. Kas mõtlete Pärnu võistlust või? Jah, et aga noh. Teine sünnipäev. See jah, kuidas öelda, läks nii. Et jah, oli plaan ikkagi Powerglide sinna otsa panna, et jupp oli, noh, ühesõnaga ei tahtnud enam käigukastidest nagu mitte kedagi kuulda, et tahtsin osta niisuguse kasti, mis seal vastu ka peaks. Jah, kui Fiati manuaalkasti sai õhatud ja siis võetud niinimetatud õige träägikast, kus olid veel tugevad tükid sees ja seda ka veel katki tehtud, siis ma tean seda tunnet väga hästi, et siis üks hetk nagu ei mõtled, et kas saaks üldse ilma kastita äkki või? Jah, täpselt. Jah, nagu Pärtel kunagi ütles, et käigukast on nõrga mootori tunnuseks. Aga sa selle LS-i said ju sinna kerele vahele, on ju? Jah, ta iseenesest oli seal vahel, jah. Et isegi mingid kolled ja mingid turbud olid paigas. Olid paigas, jah. Sest ma ühte spionaažipilti kunagi nägin. Mul on natuke see midagi meeles. Et, aga siis tuli nagu elu peale, et kuidas öelda, prioriteedid muutusid. Ta aitas korterielust, jah? Jah, ühesõnaga laps ja pere ja see aeg, kuidas öelda. Et Tartsi juures oli Valgas äge käia küll ja seal vahel võid ka elada, aga lõpuks kodus kaasaga on ikka parem kui Tartsiga koos elada. Ma ikka Valgas elasin nii kaua, et ma hakkasin valga keelest aru saada lõpuks. Et see oli jah.
palju, aga jah, et ja siis kuidas öelda, see läks jupiks, tegelikult müüsin jälle maha, et mootor läks eraldi, läks Soome ja turbod läksid eraldi ja istmed vist läksid eraldi ja. Jah, et siis... see üks turbo vist ringiga käis korra minu garaažis ka. On nii ju? Jah, siis ma vahetan ikka õigesti. Ja siis isegi vist üks iste vist käis ka kuidagi ringiga, jah. Okei. See on huvitav. Sest need istmed on olid ka ostetud mis see rallisõit oli, ma praegu ei mäleta. Aga see oli jah, Citroeni. Ja ma just tahtsin, need olid veel Citroeni märgiga korvistmed. Pimarkod ei olnud või? Ei, need olid jah, need Citroeni, need olid mingi firma omad küll jah, aga need Citroeni märgid olid sisse tikitud sinna. Aga siis oligi siis too kopikas jäi seisma. Paremaid aegu ootama. Mõne jupiga, mis seal veel alles oli, on ju. Tegelikult lõpuks oli ainult kere, et ega seal rohkem ainult... Kolded mitte, minust kolded olid ka ju. Ma enam ei mäletagi. See mul kuidagi on meeles sellest edasisest käekäigust. Seal olid need Hiina kolded olid. Siiamaani. Mõtlengi, et need minu meelest rändusid kerega koos edasi. Aga siis nüüd, et sinu jaoks siis saigi see aeg või nagu see osa elust läbi, on ju. Aga siis kas see sama aeg siis hakkas ju sinu kirjanduse pisik kuidagi nagu edasi minema ju? Isegi natuke varem, ma arvan. Pisik. See nii kaua, kui Indrek sõitis, siis ma olin ikka mehhann olin kogu aeg. Ja Sauseöösi isiklik tünniviskaja. Ega põrvi särr ristis selle. Valka. Kui oranž oli katki jälle, siis see põhjust muud asjad ei tegeleda. Kui lootust korda saada ei olnud enam. Siis see vaikselt nühkima hakatud. Kõigepealt Subaruga äkki seal mingi 12 aasta ja sai ka mingi üldis vist äkki 3. juba tood Street Aas, aga ja siis too osteti ära. Siis oli mingi Evo. 13 aasta võtsin Evo. Siis talvel oli kohe huvitav võimalus proovida. Oli see Audi klubi GoPro äkki see Uphill Drag. Drag, jah. Ja siis Audi meeste kurastus läks sai ära. Lüpstas selle Evoga, et too võistas seal. Ja siis tuli mõtet, miks suvel ka proovida. Ja muidugi vahepeal see Vectraga, nii tolle käisin käisin võistlustel kaasas. Siis sai juba todar näpitud ja proovitud ja ka sealt täpselt võistluseni sõits kogu aeg hästi, aga võistlustel taht sõita hästi. Aga siis kuidagi hakkas mingi sinise kullisaaga pihta kuidagi ju? Sinini jäi 2010. Sõitsin viimati taga veel selle Vieti komboga. Mäletan, see aasta sai veel sõita veel piiki ilma puuritat. Käisime seal Võrtsjärve peal. Ei olnud Võrtsjärve peal. Peipsi peal oli kuskil. Mega valli tuli üks, no täitsa nagu kivist, et see oli uhke andmel -20+ niimoodi. Ja sealt sai juba natuke mõlke ja tuli seal sõbrapoisil proovida ja tuli nüüd kolle suured potikud jalas, ikka valitses mitut pedaali korraga, et gaasi pidurdad. Läks veel laperdama talle. Ja siis see samamoodi sellest kõht täis, et siis tuli üks teise ladaklubi sõbral tuli isu peale, et 1.04 teha. Sinna läks siis mootor. Samamoodi ajud juhtumistikud need. Siis ta 2014. aastani seisis täitsa. Nii et tühi veerevkere? Jah. Garaaži nurgas. Siis oli ehitatud mul selle Vector samamoodi siuke 6-säppane varumootor või. See mootor on, et Sigul ka seal nurgas on. Paneb need 2 kokku, et siis 2014 tõmbasin nad laiali ja hakkasin nokitsema seal, et too mootor ja Bemmi kast jällegi sai sinna otsa keevitud niimoodi.
ja siis üks tuttav siis lõpetas rallisõitmise ära, et oli jällegi katuse peal, et sealt tekkis siis võimalus saada korralik sihuke evotehnika kätte juba, et kõva sisuga, et hoopis evotehnika peale ümber. No ja kui sa olid veel sama asjaga Evoga Apple-trackil ja asjadel käinud, siis tundus ju nagu vist loogiline mõte, et nagu niimoodi sama platvormiga edasi minna või? No platvormid erinevad, tuli 10, et me läksime Evo 8 mootori peale, et kuigi jah, nagu Lektor oleks võinud teistpidi olla, et nagu Evo 123, neil olid teistpidi, et ta on jälle tiba sihuke nõrgem variant, et pusimist oli seal. See ehitus läks kaunis lappama tegelikult ju. Et sellel turvakaar oli lõpuks sees ja vist täitsa legaalnegi. Jumal ikka legaalne ja autoga käidud ju igal pool, et oma jala peal vana selle juures seadistamas ja Indrek Kruster mingid pakid peale pugas täis tamaari ja tütar oli kaasa veel ja jälle rõõmsalt koju tagasi ja terve tee kedagi ei huvitanud, et mis enne valgad, siis on ikka sõbrad kohal kohe, et sõidad taga hüppa ja mis seal on, mingid ristid paistavad tagaaknast, et aga noh, eks klõbistati protokollid läbi seal, et mootori vahetus on tehtud ja turvakaar ja ei ole nii rohkem keegi nokkinud, et mingi hetk ju see Žigul ju väliselt muutus ka päris kardinaalselt see sinine. No 2014 siis läkski selle mõttega juba, et tema süüd jälle. Kus sa istud? Pistame nii taha, tagaukse aknast välja vaatama, nii ei kõlba. Siis hakkas kukkus mul joonistama pilte siin, et siit taga teeme need siis uksed pikemaks 30 senti, et kui raske see ikka olla seal? Jah, üks uks kiivitustööd 14 tundi ainult. Vaata, seal on niisugune nüanss, et mõtled küll, et auto on sirge külje pealt, aga tegelikult on ta niisugune tünn. Niipidi ja ma jagu siukest nussardamist, jah. Ja siis jäigi kupee lada. Lada kupee, jah. Sellega, mis jumal, Riias käidud Pikenikel oli seal EM-il oli seal küll kino, et ugri-muurid need puhta hullud, need olid seal auto all ja auto peal, et me läksime kohe sisse nii palju tiimiga, et seisis seal oli tikri auto ja Tiisburgist oligi mul seal. Tuli hetk meelde, et aga ja lõpus seal viimasel päeval tõstati juba need bännerid ja need plakatid ette, et lihtsalt kõik tungisid sinna selle auto peale seal need. Vähesed, olgem ausad, et ikkagist ju niimetatud sellel ajastul figureerivad Ida-Euroopa inimesed, kellel on tehnikuhuvi, siis pahatihti nende tehnikuhuvi ongi ju Žiguldest alguse saanud. Siis ju pakubki pinget väga, et nagu on Žigull, aga midagi on nagu väga valesti, aga samas nagu näeb ägedam välja. Jah, ja põhiküsimus on läbi aastat ikka, et palju see autod lähemaks lõikasid siis? Kui pikk see lada on siis tegelikult? Või kui pikk ta see olema peaks võrreldes sellega? Aga niimoodi petab ära lihtsalt, et Indrekul oli pika tiivaga lada ja tagatiivaga mul siis pika uksega. Jah, see tegelikult see fenomen vist ongi see, et võtta, kui kiire auto sõidab kiiresti, siis on see nagu normaalne. Aga kui kuidas öelda niisugune aeglane auto välimuselt sõidab kiiresti või näeb teistmoodi välja, siis ja see, meie mõlemad ikkagi üles kasvanud Vene ajal või lapsepõlv, et see, siis ei olnudki midagi muud. Et see lada oligi ainuke põhimõtteliselt auto, mis jah, nõuka platvormidest lada kui selline oli see nii ju kõige sportlikum versioon. Jah, tegelikult ütleme see VFTS ja see plakat oli ikka seina peal väiksem, et see. Sest et ühega Mossede ja Volgadega sõideti ka ju võidu, aga need ei olnud nagu nii siuksed. See muraka teema rohkem. Aga jah, ladal oligi see, et ju VFTS-ist see ju tõi maailma kuulsust tegelikult sellele autole. Brunsa tegi ju kõik isegi alumiiniumist, puur oli sees ja kõik kerepaneelid ja asjad kõik. Kõik, mis oli võimalik, oli alumiiniumist tehtud sinna. Et see nagu tekitas kindlasti siukseid oma mõjutusi, et pigem mina saan tagasi vaadata, et see oligi see
2000 algus, kui väiksed hakkasid maailma asjadest aru saama ja käisid seal esimestel kiirendustel, nägid esialgu seda Kuriksi autot ja siis lõpuks seda oranži kopikat, et sealt läks kuidagi nüüd minu nagu väga suured mõjutused teinud on ju. Aga selle sinise Žigulliga siis? Eks siis, kui ta valmis sai, siis tuli proovima hakata kuskilt otsast. Kuidas siis see algus välja nägi? Välja rammas sain vähe nahka sain, et no silt oli küll käivasti küll õige, et 300 liitrise tislakast, aga tuli välja, et tuli esimese seeria 2 liitrise kast. Ja see pagan, see läks sõlme kogu aeg, et esimese käigu saati ilusti minema, teisene käik, see oli seina taga kogu aeg, et tollega sai jebitud jupp aega, et puruks lastud ja pagan aasta see võis olla jälle mäletan, kuna see Pikerti, kes ei ostetud see sequential kast, et seda ma ei vaadanudki, jah. Aga selle oli hädas, et näed, kere paindus ka nii palju, et see kast läks ise sõlmelist, ta niisama sõitsid, kõik käivad lips-laps ja kui ikka pauk taga ei liigu kuskil. Pluss on Bemmi manuaaltislakastid on selles mõttes teada tuntud seda, et nagu põhjagaasiga pinge all esimesel teisele vahetus ei tahagi toimuda. Ma ju ise sõitsin ju mitu aastat Bemmi tislakastiga ka ju. Ja ma ju tegin ülekanded ja asjad arvestasin selle järgi, et ma startsin teisega. Teisega startisin ja sealt 3. läks juba ilusti lupsti peale. Et see on nagu alatasa olnud ju nii kiirenduses kui ka muudes motospordialades, kus seda Bemmi tislakasti kasutatakse, et esimeselt teisele. Ta kuidagi ei toimi ja ei lähe. Siis juba otsekast. Siis jah, see otsekast ja... Oota, aga tagasild ju Žigulli tagasild ju... Volvo 240 sild on. Aga see sai siis kohe alguses sinna pandud, nii kui Evo mootor läks või? Jah. Ei hakanud lolli mängima. See on teada tuntud, et see Žigulli sild vahest originaaljuhugagi läheb. Silla laius ja kõik oli väga okei niimoodi. Ja ülekanded on sinna saada ja... Lukka asju. No see on ju siiamaani selle autol. Jah. Nüüd on veel, varusild, mis mul olid too, oleks modifitseerimisse vähed seal. Laagrite pooled asjad teeb ümber, et muidu oli originaalis ainult ju koonusrull laager kummalgi pool üks. See pooltööl oli ka hästi mõjunud, et üks hooaeg saigi seal veovõlle krõpsutatud tulemus selgus hiljem. Detroit Lockeri lukust oli siis üks ketas oli ära irdunud. Ja siis hakkas vasakut veel krõmpsutama. Siis üks aeg passisin üldse ilma tagasillata. Niisama tiksusin suvel Speedestil seal Tartus. Üle normal. Seal tegin Evaga ja Sutsaka siis. Sain passati meigi immutatud jälle, võtsin esikoha ära nende käest. Kule kurjade nägudega selle. Aga selle sinisega ju iseenesest ju alguses nagu ikka iga uue asjaga, et on need sünnitusvead ja probleemid asjad, aga lõpuks ju selle sinise sai ju päris kärmeks. Jah, Lätist üks ruudis temaga sai käidud seal riiastendi vahet ja need keergatid ja asjad kõik paika lihvitud. See aeg toimus ideaalselt kõik. Ja toimis väga hästi, jah. Ja Superstreetis sul tuli ju täitsa tulemusi sellega. Jah, ühe sõidu isegi lükki vastu sai 10-9 ilusti täpselt. Tal vist mingi tehniline probleem tekkis selle. Ja siis oli seal tehnilisega natukene väiksed, et peavolülitega kemplemist ja siis oli üks vale suretus ja siiamaani maadlen nende vigadega. No küll need ka korda saab. Aga vahepeal ju juhtus siis selline asi, et see niimoodi originaalkopika, oranži kopika kere siis ju vahetus omanikku. Poisil oli sünnipäev. Ehk siis sinu pojal. Ja, et sünnipäeval kingiks saab V8 mootoriga kupee. Ta välja raalid seda. Ta kuugelda sellest pooleks. Enne kui ükskord Indrek Kõõrest ära vedasin ta töö juurde, siis ta oli ka silm märg. Ja see auto sai ju siis ju V8 tehnikaga valmis ehitatud. Just. Küll mitte siis ju USA automaatkastiga esialgu, et siis läks ju Bemmi manuaali. Jällegi jõuse tahtel
kalmist lõpetas seal driftimise ära ja tal oli päris korralik mootor järgi sealt kõvade juppidega, et. See oli 6-liitrine. Jaa. 5,7 pigem ikka oli ta. Oli, jah. Ja sinna nagu näpu sisse ei pannud, et kodus tema juures, kui vaatasin, tõmbasin oli vanni saaled lahti, et no mis korras kõik ilus ja kokku tagasi ja nii ta on sõit siiamaani mõned aastad siin. Aga samamoodi jah, selle Bemmi kastiga ei saa see malulkastiga sõidata räägi see. Eestis on raske, jah? Nässis oli ka veel see, et ju sa olid ju, Indrek oli päris palju sealt mingid plekkaissu ära saaginud, neid ju sai kõik sinna tagasi pandud, kastitunnel sai suuremaks tehtud. No sai jah täiesti uus seda. Puur vahetas, puur vahetus, jah, et see Eringa oma sai välja võtsustada ju tänapäevast reegliti üldse ei mätsinud enam. Siis sai sinna jah tehtud ju uus puur sisse ja siis sai ju see auto, kas ta oli siis 2020 või 2021 sai ta siis esimest korda rajale selle V8 tehnikaga ju. Ma enam isegi mäleta seda aastat. Ta isegi üldis sai vist mingid 3. koha vist mingi või teise isegi või mingid aastad seal oli. Äkki oli 20. Aga ta osutus ju ka ju päris isegi kiireks. Arvestades, kuidas öelda, et need turbad seal väga palju tööd ei pidanud tegema, sest ta oli ikkagi väga nobe. Jah, ja siis sai juba selle aja peale sai siis Indreku vana see Toyota Hiatsa sild sai otsa. Seal enam pea ülekanded ei püsinud. See vist läks mitu korda, läks ju mitu tükki puruks. Siin on jah, nagu palju jõudu ei olnud vaja peale keerata. No eks see Bemmi kast ja see äkiline sidus ja aitab kaasa ka sellele nüüd. Ja ju kas siis mitte, aga ei läinud ratas tagarehv natuke suurem kui Indreku aegadel oli või? Seda Adaklubist mul jäi meelde sellest teemast, mis me lugesime, et seal oli vist... Äkki läks ka tiba suuremaks? 9 tolli laislik. Alguses oli 9 tolli ja 10,5 läks jah, vist see maksimum, mis oli saada. Siin isegi ma olen 10,5 kogu aeg sõitnud. Jah, võt see oligi siis juba selle alumiinium välja peale, kuidas läks 10,5 vist. Nojah, aga see on see, et kui 9-lt 10 poolele, see on siis ju 1,5 tolli ühelt poolt, 1,5 tolli teiselt poolt, see on 3 tolli kokku, see on 7,5 sentimeetrit. 7,5 sentimeetrit kontaktpinda, mis tegelikult on nagu pidamisele päris suur tegur, eriti veel uuemal ajal, kus meil ju kiltsil liimiti tehti. Jah, vanasti seda preppi sukest ei olnud, jah. Sest jah, siis kui Indrek veel sõitis, siis veel põhimõtteliselt liimi polnudki väga ju, kui üldse. Midagi nad ikka tuuseldasid seal. Jah, natuke tegid, aga see... Minu arust meie omad käisid kaasas isegi seal Leedus ja pool selle majandamas abis seal ja seal pole teatud reeglitest üldse midagi. Kahekesi autos aknad lahti tuuseldati seal, need sõideti. Jah, see oli jah. Kütusepaak oli 5 liitrine klaasipesuvedeliku nõu ja. Jube. Aga siis see ju... Mis sellest siis oranžist originaalkopikast, mis siis sellest praeguseks saanud on? No mis ma tõin korra siia sul jälle. Et kuna ei olnud taga silda enam. See leitud sild ja mis seal ikka selle auto kätki uuesti jälle. Jah, ja praegu... Kitsa selle jaoks kõik vajalikku külge. Praegu niimoodi tagantjärgi mõttes ma kujutan ette, et nii mõnigi ladaentusiast oleks valmis meid kõiki 3 ära kägistama. Et originaal 71. aasta kopikas, mis tegelikult oli väga hea kerega ja mis sellest lõpuks nagu, siis kui sina veel, Indrek veel tegid seda, siis tegelikult ju kere, kui selline oli originaal, seal ei olnud nagu nii meeletult seda ümber lõigatud ja tehtud, on ju. Ja mootor oli ikkagi originaal asukoha peal ja selles mõttes ta oli nagu ikkagi täitsa päris lada, vaata. Et siis, kui juba see V8 sinna sai, siis sa juba sai päris kõvasti modifitseerimist ja viimane kord, kui ta siit uuesti ära läks, siis seal oligi ju väline kest ja esimesed originaal poolraamid, aga rohkem seal enam originaalis pole midagi järgine. Jah, paraku ei jäänud esimesi ka sinna. Varsti. Aga poiss käib oma kooli ära. Viimane aasta on seal ülikooli nühkid, et küll siis hakkab ise edasi majandama. Jah, seda autol potentsiaali on, et kui see 4 linki sinna taha ikkagi tööle saaks, et see jäisi päris paika siis. Jah, sest et seal ju see Bemmi kast kadus ka alt ära, sest et ju füüsiliselt juba Powerglide oli alla tõstetud. Et saab äkki see kopikas kunagi niimoodi sõitma, nii nagu Indrek hakkas unistama, et võiks olla.
viimise plaani kunagi täide. Et see ühesõnaga see auto on tegelikult täitsa alles, peaaegu elus ja ei kaoda kuskile. Ja sinisega siis ju ka, sa sõitsid ju täitsa mingi 4 aastat vist või? Kindlasti jah. Ei, 2016 tulid sellega esimest korda rajale jah. Päris kaua ikka jah. 16 või 17. 16, minu arust jäigi 23 jäigi end vahele üldse. 1 aasta oli jah. Või oli 17 esimest korda sellega rajale? 17 pigem. Kumbki jah. Siis ma käisin ka veel oma jala peal kohal ja siis mis mõttes? Tänavaauto? Mis mõttes? Point tegi bussis oli tööriistakast mul ja suuremad papud ja nad krõpsti alla jällegi ja tehnilisse ja sõita. Oota nii, nüüd veel selle räägime ka. Indrekul jäi kopikaga, oranži kopikaga parimaks 12. Äkki 2 oli. 2. Ja siis kui poiss sinna V8 vahele sai, siis tema suutis sellega sõita 10 mis? 7? Võib-olla ka midagi sellist. 10-sse ta sai sellega. See oli vist ka niimoodi, et me keerisime rõhu nulli, et üleüldse. Manuelkastiga ikka keeruline seda asja juhtida seal, et aga sul, Indrek, ju see ikkagist vana arm ei roosteta, et sa ju ise küll ei sõida ja enam ju kopikat, kiirenduse kopikat ei oma, aga ikkagist tegelikult sa oled ju suht palju ju võistlustel rollid vahetunud nüüd. Jah, et kui enne perekond Järved olid siis mehaanikud, siis nüüd on vastupidi, et perekond Järved sõidavad või sõitsid. Perekond Valdmanid on nüüd. Ja nüüd on jah, valtsist on saanud niimoodi ka mehaanikne. Eks ma jah ikka proovin aidata, et nõu ja jõuga, et eks südame lähedane on ikka. Äge on vaadata ja tegelikult on see, ütleme, kõik need pealtvaatajad inimesed, kes käivad nagu seal rääkimas ja uurimas ja see ei ole otsa saanud, et see Tarts on tegelikult ikkagi kaua sõitnud selle, ütleme, välimusega, nagu ta praegu on, et tulevad pisikesed poisid ja tulevad ja uurivad ja saavad sisse istuda ja tegelikult on üliäge. Ma arvan, et see ongi see, mis tulevikuks on vaja. Ja veel eelmine saade rääkisime ju sellest oranži kopika keretöödest värvimisest. Tegelikult see auto on ju siiamaani selle niinimetatud originaalvärviga ju. Selle oranži... Selle 2008 värviga, jah. Ja ju siis, kui ju seda sai siin ümber ehitatud teist korda, siis ju kõiki keretöid ja asju sai veel selle mõttega ja Bondiga ka tehtud, et jääks võimalikult see õige originaalvärv. Ja sul siis sinisega, mis parimaks on saanud siiani? See oli seal Piibel või? Ei. Ikka Piibel, jah? Piibel, jah. Kole liberaja peal. Siis kui soolosõitluse tead põhjaga vajutada, siis tuli seal 10-6-1. Ei ole teps mitte pahasi kulli kohta. Väga kõva, jah. Mõned tehase Porschetki vist ei sõida veel nii kiiresti. Jah. Kui nagu kõik asjad matsiks niimoodi, töötaks nagu ta mingi aeg toimetas, siis eks ta sõidaks veel kiiremini ka sama komboga. Nüüd turbo oli otsas ja too läheb nüüd uus. Käiukastil oli üks hamrattapaar ja võll oli juba need hambaded murdumas kohe, et läksid nood uued sisse ja siis tagasilla teeb vähe ringi selle laagrite poole ja proovib jälle. Õige. Uued aastas uued. Aga nüüd tegelikult see oli juba pooleldi vastus mul järgmisele küsimusele, et mis need edased plaanid on. Indreku puhul vist... Mina käin kaasus, jah. Sina jätkad peamehaaniku ametit. Või niimoodi tiimijuhi ametit, on ju. Pigem, jah. Aga sinul... See oli viimane Kiltsi oli vist või? Kus sai jälle mingi näpp ära antud, et
oota, aga enne kui me selleni jõuame, siis mis Sinisega plaanid on, et sa praegu teed jah suurt hooldust, et uus turbo ja kastihooldused ja asjad, et sellega läheb veel edasi praegu või? No peaks ikka ühe hooaja ära punnitama. Et äkki veel seda isiklikku rekordit parandada? Kas või seda jah, kas või saada üldse sõita, nagu ta on mõeldud sõitma, et no, kuidas ta nagu kunagi sõitis, et saaks ta sinnamaale tagasi. Igasugudest elektrikasjakkidest lahti, et anomaaliatest, jah. See lihtsalt teeb, mis ise tahab, et stardist minema 0,2 sekki jälle vända pöörded jälle, no kui moodi. No äkki ta on emane, vaata. Emane, jah. Seal sai ja nüüd see esimene trigger ka ära vahetatud veel. Et on, algus oli ju Kemsi aju oli peal, siis oli Motex M800 ja nüüd Maxeku reis. Tollel äkki meeldis sees. Mitsu see luger see kahe sälvuga, et või on ikkagi, tuleb juhtme teema kõik välja vahetada seal, et. Jah, ühesõnaga raske on see mõnikord aru saada sellest põhjusest ja tagajärjest, et mõtled küll, et noh, kõik on olemas ja siis kui vaja, siis ei ole. Aga nüüd see viimane Kiltsi võistlus, millest just rääkima hakkasid, mis sõrm seal siis sai ära antud? Mis või? Märkasin, et härra Berg oli pannud sinna kitsa taga silla müüki, et siis samasuguse Fordi 9 oli see õige kiirendussilla. Mis sai käed löödud ja see on mul kuuti ära veetud. Ja siis topiti veel igasugu rollimõtteid pähe, et mis hakka oli ikka? Töötavat autot lõhku on seal. Ja, et kui juba on niisugune kitsas sild, et sinna võiks nagu õige suurusega ratas külge minna ja siniste lõhkuma ei hakka. Võtame järgmised. Niisuguse vähe suurema kabiiniga vassi, et Niiva. Rattad ära mahu. Niiva siis. Too on kole lühik, et 2 kopikas, et. See on ikka praegu üks. Jah, siis siin ongi see, et 2008 oli siis niinetatud selle oranži kopika nagu teadaolev või avalik algus on ju, ütleme, et siis. Kui te ütlesite, et 20 aastat olete peaaegu koos toimetanud juba, et siis 20 aasta summa summaarium 2 kopikast nüüd tuleb 2 kopikaline siis. Ehk siis see ehita midagi õieti korraga juba. Ehk siis niinetatud lihtkeeles siis Lada 02 ehk nagu nina jääb sama nagu siiamaani mõlemel autol on olnud, aga et kabiin siis läks lihtsalt universaaliks või? No jah, saab perega peale võtta ja magamiskohad olemas kõik. Ja selle autoga siis on mis plaan? Räägi sõita. Veel kiiremini? Veel kiiremini, mõni klass veel kõrgemale. Jällegi ikka V8 ja powerklatt ja. Kõlab nagu plaan. Saladuskattel võin öelda, et võib-olla juba on midagi kajastatud sellest autost, sest ma ei tea ausalt, millal see osa välja tuleb. Ja kui ei ole veel kajastatud, siis varsti kajastatakse sellest samast 02 ka siin või kuskil muudel kanalitel natukene mingeid huvitavaid asju. Aga ma arvan, et nüüd ongi õige aeg jõuda viimase küsimuseni, mis ma alati kõigilt siin olijatelt küsin. Et ma alati küsin seda, et kui öelda nagu see lause Eesti kiirendus, siis mis on niisugused 1-2 kõige eredamat mälestust seoses sellega üldse? Et kas siis mingi enda kogemus või üldse, mis sul on nagu selle Eesti kogu Drag Race asjaga meelde jäänud või et siuksed mingid enda jaoks nagu huvitavamad, ägedamad asjad? Neil üks võit oli ikka alati tore, aga ikka need OL-i pillid, et seal on midagi vaadata ja mis on see Indrek Kovaksem käima Soomes juba läheb 2010 või varem äkki juba varem ja seal ikka topjurid asjad, need on ikka seda maavärinat tunda seal niimoodi raja kõrval, et ja need sõgedad tsiklimehed, et kel lihtsalt esiratas seisab 400 meetrit, et see on jah kihvt. Aga mingisugune sündmus või mingi üritus või asi, mis oleks nagu eredamalt, vägedamalt meeles? Eks spiidesid on head olnud niimoodi, et see on jah, kuidagi alati nagu tippude tipp või noh, meie ajal. Küll jah, mitte raja poolest, aga
aga ürituse. Aga noh, Pärnu tuli teadnud, seal oli rahvast ja vanasti üldse oli rahvast oli ikka korralik, kui olid tribüünid ja asjad. Nojah, seda Aivo siin eelmates osades ütles, et kas rekordpiletimüük, mis tema teab Speedist üritusel on vist olnud 12 000. Varemat võis kindlasti rohkem olla veel, et kui vanad Kiltsi üritused ja need. Sest et kuskil, see oligi olnud Kiltsi, mis Aivo ütles ja siis kuskilt käis mingi info läbi, et mingisugusel rock-reisil oli 8000 pluss pealtvaatapiletit müüdud. Night Race'id on kihtid olnud ja siin, kes siin lidusid siin, ei olnud enam ühtegi elusat autot. Jooksid põhimõtteliselt, steitsid ära, autost välja, roolid kätte, panid punu. Kõlab kuidagi nagu väga pesurielikult. Ei olnud, see oli, sa ei tule keele peale. Aga Indrek, sulle sama küsimus. Ma arvan, et ikka algus on ikkagi Lasnamäe kanal. Et sealt see nagu see kõik algus ja kõik see ja seal oli pealtvaatajaid, see oli ikka müstika, see kõik kanal äärtäis. Ma muidugi kujutan inimesed ette, kes need julgesid seal peakohtunikud olla, aga no aga siis nagu Kaarel Oras ütles, et siis oligi Wild West meil siin. Inimesed jah, ja noh, ütleme, et inimesed olid tribüüne asemel, või ütleme, väravate piirdaadade asemel. Ja siis ütleme, et vägevatest autodest on, noh, ütleme, peale Vene tehnikast on see Turbomosse, mis oli jälle tolle aja kohta täitsa ulmepill, seal keevitatud turbo ja mingi, mis asus põhimõtteliselt juhi taga. Mitu tükki seal lausa oli? Tal oli 2 turbot ja tal oli see ka, et selja taga oli tulemüür, taga klaas üldse polnudki. Ja seal, kus see iste peaks olema. Ja tal oli ju katus ka madalamaks lastud kui originaalis. Ja siis oligi 2, üks väiksem veoka turbo, üks suurem kombaini turbo. Ja siis Mosse 1,5 liitrile mootor. Ja originaal, selles mõttes originaal kaane ja originaal blokiga mootor. Ja ta ju kui ma õigesti mäletan, selle masina absoluutne parim oli vist Soomes liimirajal 9-8 sõidetud. Et 9 ta sõitis kindlasti. Eestis ta sõitis siin ju madalat 10-ki. Ja mingi info kohaselt see auto peaks veel täitsa alles olema ja 1 tükis. Ja sellel oli ka taga numbri asemelt tuli mingi suur sumpa välja, numbri kohast. Ja see oli ka selles mõttes niisugune paras nagu te ütlesite, et lammarist sobilikest juppidest kokku pandud, aga kuidagi nagu hästi toimiv ja niisugune väga meeldejääv asi. Killer Mosse või Tapja Mosse või kuidas nad ise Soomes seda nimetasid. Ta nägi jah lihtsalt nii ulme välja. Sellel oli ju see ka, et nina käis ühest. Ja siis otsa oli kuidagi veel ärl lõigatud allapoolegi. Jaa. Et niisugune väga niisugune tänapäeva mõistes võiks öelda Mad Maxilik auto või niisugune, et väga kuskilt Ameerika filmist preeri aegadest. On veel mingeid huvitavaid mälestusi? Mingeid huvitavaid sõiteid või mingid sõite või? Ei, ta ikka see, kus actionit saab, noh. Need olid ikka ägedad kohad, kui Krummi seal vähe leeki viskas sealt kapoti alt stardis, et nost tehti vist natuke võra lahti vist, et... Just nägin kuskil pilti sellest. Jaa, Joosep pani mingisuguse kogumi pilte sinna Eesti Drag Race huviliste Facebooki gruppi. Ja seal oli ka oranžist kopikast oli pilte, Krummi sellest oranžist bemmist oli pilte, seal põlemise pildid olid seal. Seal oli neid nimetatud vana ja A, B, C klassi aegseid asju ikka väga-väga palju. Et jah. Aga... See algusaeg oligi kirjelam selline, et lõpus on juba kõik väga steriilne, jah, kõik väga paikas. Näh, et ühtepidi on nagu hea, sest et see on ju, miks on asi paigas, ongi ohutuse pärast. Noh, ja kui me võtame seda, et kellegi me veel rääkisime ka, et jah, meil on siin paar nagu niisugust karmimat avariid olnud, aga nagu kõik on terved ja meil ei ole nagu ühtegi inimkadu olnud. Et siin ju Lätis, Leedus on manalateed mehi läinud. Küll mitte sõitjaid, aga noh, ikkagist, et võistluste jooksul juhtunud asju. Et meil on selles mõttes nagu väga hästi läinud. Ja
samas nagu on ju läbi aegade on igast ägedaid autosid ja igast asju olnud ja nüüd vaadates ka nüüd, kuidas see asi arenenud on, et meil siin sõidetakse juba madalat seitset siin Eesti raja peal. Ma ütleks ka, et kuidas öelda, tegelikult on rõõm näha, et see kiirendus vähemalt sõitjate poolt, pealtvaatajad on natuke teine asi, et on saanud uuesti nagu uue hingamise, et see indeksklassid oli väga õige otsus, kui see tehti, et tollel ajal ma olin ka nagu kahe vahel, et täpselt ei saanud aru, aga praegu kuidas öelda, asi ei ole enam see auto ehitus on palju lihtsamaks. Ja täpselt. Sa teedki indeksi auto ja kuidas öelda, sul on nagu alati nagu võimalus, et see... Jah, et see ongi see, et samas jah, nagu keegi ütles, ma ei mäleta, kas Kaarel või Aivo või keegi ütles ka, et samas nagu alguses see ABC ehk kubatuuri põhised oligi kõige õigem valik, sest see, et kui olid ka ajad sellised ja siis ei olnud sellist nagu tuunimist. Jah, oli putitamist, aga niisugust nagu tuunimist ei olnud. Aga nüüd mingi hetk see ju pall läks nii hullusti veerema, et siis tekkiski juba nagu, ei tahaks nagu halvustavalt öelda, et kellel oli rohkem rahalisi võimalusi, see sai kiiremini sõita, see sai rohkem karikaid noppida. Et see indeksklassidki nagu elimineeriski selle ära, et kas ongi see, et võtad nüüd rahulikumalt, sõidad oma võimukad indeksisse või siis punnitad rohkem, lähed järgmisse klassi, et siis kiiremini sõita juba. Siin et järgmisse klassi kuleid on päris palju. Võtan, et street-alad ja need on päris tühjaks. Jah, sest tegelikult ongi viimaste aastatega ongi ju tegelikult väga hea mall on see, et kuidas nagu tänavaklassidest on juba superklassidesse liigutud ja ka superklassidest on juba outlaw'sse liigutud. Et see on, et need kiired autod, mis ongi nagu mõeldud otse sõitmise jaoks või ehitatudki ainult selle jaoks, et neid on järjest ju rohkem juurde tulemas ja on tulnud neid päris palju juurde ja on tegelikult ju tulemas ka. Ja kuidas öelda, see sõitjate täpsus, et kuidas öelda, et reaktsioon on ülitähtis, et veel indeksisse tabamine, et see, kuidas öelda, finaalid on ikka niimoodi, et 0 sees, et sul on nagu kogu aeg on huvitav, et pealtvaatajad võiks ka aru saada või ühesõnaga see pealtvaatajate juurde, et see on äge ala iseenesest. Et jah, ta on küll mehaanikute spordiala, aga samas tegelikult ta on ikkagist ka, et jah, ma saan aru, et see esimene mõte, mis see 400 meetrit nagu sirgelt sõita on, aga tegelikult just ongi see, et kui sul on auto, mis sõidab pigem indeksid lõhki, et mis hetkel maha lasta või pidurdada ja samas ka see, et stardis võttagi see ideaalne reaktsioon, sest et siin ju minu meelest kõige parem näide ongi Karl-Martin Karlsson oma Audiga. Ta on nühkida saanud ka oma ta on nagu... See on ilusti koos püsinud ja sõitnud talle. Aga tema on just selle veel manuaalkastiga selle reaktsiooni nagu nii paika saanud. Ja ju ega viimane hooaeg, siis ka 24. hooaeg oligi see, et ju ta enam isegi nii täpselt seda 10-9 ei sõitnud, vaid pigem oli 11-0 või 11-1. Et vahest pahatihti vastane oli kõrvalrajal kiirem, aga eliminaatorites ta alati noppiski reaktsiooniga ära. Ja jälle tiitel käes ja viimane aasta Tartsi polnud üldse enam midagi teha. Ja kõige täpsem, mis endal saanud Subaru oli Tartus. Siis oli see A-klass 14 äkki 0. Ja. Siis ma saingi täiesti nullidega oli start ja 4 nullidega lõppes saadina. Ja see oli lihtsalt punn põhjas sõitma. Tol ajal veel. Väga hästi. Kuule, aga ma arvan, et on mõistlik siinkohal lõpetama hakata. Et muidu jääme liiga pikalt eietama. Tööle minna. Jah, peab tööle minema, sest et see kahe kopkarne, millest juttu oli, tegelikult see on siin teisel pool seina, et korra sellele veel pilk peale visata. Aga mina väga tänan teid, et tulite, et rääkisite lugusid ja mälestusi. Ja mina tänan teid, et vaatasite. Kindlasti kommenteerige, pakkuge jätkuvalt välja, keda te tahaksite näha veel siin saadetes. Kui meeldis, pange like ja järgmise korrani!